Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui ka meie portaalis objektiiv.ee algab Objektiivi raadiosaade ja siin saates on mikrofonide juures Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus! 9. aprillil 2025. aastal võttis siis Riigikogu vastu kirikute ja koguduse seaduse muutmise seaduse eelnõu ja see seadus, sellega nõutakse põhimõtteliselt sundlõpetamise ähvardusel Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku, endise nimega Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ja Pühitsa kloostrilt seda, et nad katkestaksid 2-kuise perioodi jooksul oma kanoonilised sidemed Moskva patriarhaadiga. Ja kui seda ei juhtu, siis võidakse see kirik sund lõpetada. Kõikide nende teemade juurde me tuleme, aga see, et see seadus nüüd lõpuks ikkagi vastu võeti ja niivõrd kiiresti menetlemisest mitte isegi ei tekkinud olukorda, et seda menetlemisest kõrvale viia olukorras, kus valitsus oli vahetunud. No see tuli minule, kui mitte väga suure üllatusena, siiski mingi teatava, kuidas öelda, kulmukergituse saatel. Et võis loota seda, et kui sotsialistist siseminister Läänemets on tagandatud valitsusest, kes oli selle seaduseelnõu üks peamisi algatajaid ja läbisurujaid Eesti ühiskonnas, et tema taandumisega natukene ind vaibub selle seaduse osas, siis tegelikult me lootsime tühja ja Riigikogu võttiski ta siis 9. aprillil vastu. Nii et selline olukord praegu on. No kommenteerime seda siis laiemalt, et mida see seadus kaasa toob, millised on selle tagajärjed Eesti Kristlikule Õigeusu Kirikule ja kas tõepoolest meil Eestis hakatakse looma uut pronksööd, nagu siin on nii mõnelgi puhul kommenteeritud. Jaa, pean ütlema omalt poolt, et ega mind tegelikult ei üllatanud see, et seadus 9. aprillil 3. lugemisel vastu võetakse. Pigemini oli see selles mõttes ootuspärane, et kui juba mindi nii kaugele, et tuligi seaduseelnõu 570 SE Riigikogu ette 3. lugemiseks, et siis oli selge, et selle vastuvõtmine on lihtsalt hääletuse vormistamise küsimus ja selle seadusega minnakse siis kuni lõpuni välja. Pigem oli jah see moment, et kui valitsus siin kevadel muutis natuke oma koosseisu ja sotsid langesid opositsiooni, et siis oli nagu teatud märke, vähemasti mida sai tõlgendada nii, et võib-olla pannakse see eelnõu riiulisse, mis oleks ka tegelikult olnud õige käik. No kõige õigem oleks olnud sellist asja üldse mitte algatadagi, aga kui juba algatati, siis oleks tulnud see protsess ikkagi ühel hetkel katkestada ja lõpetada see jama ära. Aga kui nüüd vaadata korra nagu kogu seda protsessi tervikuna, nii selles faasis, kus ta praegult on, et siis ma meenutaksin selle juures kuulajatele, et tegelikult see ju protsess lükati käima möödunud aastal veebruarikuus, kui saadeti Eestist välja või täpsemalt öeldes ei pikendatud enam metropoliit Eugeni, tollase nimega siis Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhi elamisluba siin, ta on Venemaa kodanik ja ma olen ise tutvunud siis nende etteheidetega, mis talle tehti või mis siis oli nagu aluseks, et teda siin mitte enam lasta tal siin elada. Need olid täiesti suvalised etteheited, alates sellest, et ta ei ole tegutsenud Ukraina selle uue õigeusu kiriku, mis siis nagu Konstantinoopoli poolt ellu kutsuti, ei ole seda tunnustanud, kuni selleni välja, et ühel aastal käis 9. mail pronkssõduri juures seal Siselinna kalmistul ja pidas seal siis langenutele palvuse. Et selliste süüdistustega inimene siis saadeti Eestist välja ja nüüd kõik
ametnikud ja poliitikud räägivad, et oi, ta kujutas endast julgeolekuohtu. Tegelikult see on täiesti tõendamata, see on täiesti meelevaldne. Aga noh, see on muidugi iga suveräänse riigi õigus välismaa kodanikke välja saata ja selles mõttes ega välismaa kodanikel, kes on tulnud mingisse riiki tööle või elama, et ega neil ei olegi tegelikult nagu seda võimalust eriti vastu vaielda võimudele. Ja siis üsna varsti pärast seda, kui Eugeni oli välja saadetud, tuli siseminister Lauri Läänemets välja nõudmisega, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik katkestaks oma kanoonilised sidemed oma emakirikuga ehk siis Moskva Patriarhaadiga või teise nimega Vene Õigeusu Kirik. Need on sünonüümsed mõisted. Ja see tundus muidugi tollal sellise täiesti üle võlli nõudmisena, sest me kõik saame ju aru, et usuvabaduse printsiibi järgi ei ole riigil õigust sekkuda sellesse, milline on usuühenduste sisemine korraldus, millistesse liitudesse nad võivad kuuluda, milliseid oikumeenilisi või kanoonilisi suhteid nad võivad viljeleda. See on puhtalt usuühenduste enda otsustada, see kuulub usuvabaduse kaitsealasse, kuhu ilmalikul riigivõimul asja ei ole. Ja seda ka mitmed juristid tegelikult ütlesid juba toona. Ja sellepärast oligi vaja tulla möödunud aasta sügisel, oktoobrikuus, välja siis selle kirikute ja koguduste seaduse muutmise eelnõuga, mida siis minister Läänemets käis Riigikogu ees esitlemas, tegi seal suure poliitilise avalduse, et neil oli tegelikult vaja seadust muuta selleks, et neil oleks õiguslik alus pöörduda kohtu poole taotlusega sundlikvideerida või sundlõpetada Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku tegevus, juhul kui nad ise ei loobu kanoonilistest sidemetest. Nii et selleks oli vaja muuta seadust selle ühe kiriku jaoks. Ja nüüd siis see protsess jõudis praegult lõpule. Ehk siis seadus on vastu võetud, aga mitte veel välja kuulutatud. Ja nüüd ongi nagu pall nii õiguskantsleri kui ka presidendi käes, et kas president otsustab selle seaduse välja kuulutada, kas äkki õiguskantsler vaidlustab selle ja läheb see Riigikohtusse ja mis otsus sealt tuleb. Aga oletame, et kui see seadus nüüd ikkagi kuulutatakse välja ja ta hakkab kehtima, siis järgmine käik riigi poolt saab siis olema see, et siseminister, kelleks praegu on Igor Taro Eesti 200-st, peab siis muidugi kõigepealt selle vastava usulise organisatsiooniga ise suhtlema, ehk siis uue nimega Eesti Kristlik Õigeusu Kirik, selle esindajatega ise suhtlema ja kui nad ikkagi jäävad endale kindlaks ja ei muuda oma positsioone, siis saab tõepoolest nüüd Igor Taro pöörduda kohtu poole taotlusega sundlõpetada see kirik ja muidugi sinna juurde siis käivad ka eraldi veel Pühtitsa klooster või mida eestlased rohkem teavad Kuremäe kloostrina, et sellel on täiesti omaette staatus ja samuti on seal tegelikult ka Neva Aleksandri või Aleksander Nevski katedraal, millel on ka selline otsealluvus Moskva patriarhile, et need vist käivad seal nagu eraldi üksustena veel kaasas. Ja nüüd sõltub siis sellest, mida see kohus otsustab. Kas kohus võtab neid kaalutlusi tõsiselt või ütleme, leiab, et need on põhjendatud, et kui räägitakse julgeolekuohust ja teeb selle otsuse ära, et siis loomulikult on ju õigus edasi kaevata. Ja tegelikult mina ennustangi, et pigemini, kui nüüd mõistus tõepoolest riigi puhul nagu pähe ei võeta, et minnaksegi tuimalt selle protsessiga edasi, et siis tegelikult see asi lähebki kohtu vaidlusteni ja ma ennustan, et see läheb kuni Euroopa Inimõiguste Kohtuni välja. Ja ma ei ole üldse kindel, et Euroopa Inimõiguste Kohtust tuleks nüüd nagu Eesti sellist poliitilist ladvikut rahuldav otsus, et pigem võib sealt, ütleme need usuvabaduse klauslid on tegelikult seal palju olulisemad kui meil see julgeoleku, tähendab võrreldes meie selle julgeoleku argumendiga, et me nüüd julgeoleku huvides peame midagi tegema. Et põhiprobleem on ju selles, et tegelikult ei ole ju mitte ühtegi õigusrikkumist ette heita Eesti Kristliku Õigeusu Kirikule.
ja seda on ka siseminister Läänemets mitu korda öelnud ja ka mitmed teised poliitikud, et kirik on käitunud täiesti seaduskuulekalt, teinud kõike seda, mis on vaja. Nad lihtsalt soovivad säilitada oma sellised kanoonilised usulised sidemed. Nad ei tegele siin mingisuguse sõja õhutamisega või ma ei tea, terrorismi toetamisega või mitte midagi sellist ei ole. Ja nüüd ongi küsimus, eks ole, see vaidluse tuum saab olema tõenäoliselt kohtutes selles, et kas siis sellel kirikul on, et kas on õigust riigil nii-öelda ennetavalt oma julgeoleku tagamiseks mingisugune organisatsioon sulgeda või mingisugust sundi tema peal rakendada või tegelikult riigil ikkagi demokraatlikul õigusriigil sellist õigust ei ole. Ja eks me siis seda näeme, et sellest nagu ette rutata praegult on liiga vara. Küll aga jah, me saame muidugi analüüsida tegelikult seda, et mis võivad olla selle seaduse muutmise muud ühiskondlikud tagajärjed. Mida see ütleb meile praeguse valitsuse demokraatlikkuse kohta, mida see toob kaasa näiteks meie nii-öelda sisejulgeolekus, ehk siis sa mainisid siin pronksiööd, et ma ju tõesti kirjutasin sellest Objektiivis mõned kuud tagasi, et see võib esile kutsuda mingisugused sellised rahutused ja pigem püstitasin seal selle küsimuse veel, et kas äkki tahetaksegi selliseid rahutusi, et mis siis annaks nagu Reformierakonnale võimaluse kindla käega need maha suruda ja nii-öelda venelased või venekeelne elanikkond paika panna ja sellega siis oma sellist väga nutust reitingut tõsta, et ma ei tea, et sellised mõtted mulle tulevad pähe küll, kui ma vaatan seda nagu järjekindlat täiesti, minu meelest täiesti mõttetut poliitikat, mida nüüd ka siis kirikumaastikul või usumaastikul aetakse, sest tegelikult ei lahendata ju sellega mitte ühtegi probleemi. Probleemi ju ei olnud enne metropoliit Eugeni väljasaatmist, ei olnud enne selle seaduse vastuvõtmist õigeusu kiriku poolt, ilmselt ei ole ka pärast seda. Nii et me ainult lihtsalt õhutame nii-öelda siseriiklikult pingeid või valitsus õhutab ja nagu tekitab uusi lõhesid ühiskonnas ja siis tekibki paratamatult see küsimus, et aga kellele see siis on kasulik? Et miks seda tehakse? Et see ei ole lihtsalt sellisest, ma ei tea, patriotilisest tuhinast, vaid see on ikkagi, mulle tundub sihuke sihipärane tegevus mingite muude poliitiliste kasude saamiseks. Ja see on tegelikult kõige näotum selle asja juures minu arvates. No tegelikult võib ka ütelda seda, et kogu see kommunikatsioon on olnud kahetine selle seaduseelnõu menetlemise faasis, et kui ühelt poolt on siin seaduseelnõu algatajad ja kunagine siseminister Läänemets ja teised, kes seda seaduseelnõud ja seadust nüüd siis juba, tõsi, mitte välja kuulutatud veel, on toetanud Siseministeeriumist, on öelnud, et tegu lihtsalt sellise kuidagi objektiivse regulatsiooniga, mis ütleb seda, et usuühendus ei tohi juhinduda põhikirjaliselt, lepinguliselt ja dokumentide alusel või majanduslikult välisriigis asuva juhtorgani või ühendusest, kui juhtorgan või see ühendus on seotud või kujutab kuidagi Eesti riigi julgeolekule ohtu, põhiseaduslikule avalikule korrale. Ma siis tsiteerin veel seda seadust, oht Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule või avalikule korrale võib muuhulgas esineda siis, kui eespool nimetatud juhtorgan, isik või ühendus toetub või on toetanud sõjalist agressiooni või kutsunud üles sõjale, terrorikuriteole või muul viisil relvajõu õigusvastasele kasutamisele või vägivallale, ütleb siis see seadus. Et see on lihtsalt selline lisa praegusele kirikute ja koguduste seadusele, mis reguleerib seda asja ja siin ei ole nagu mitte midagi eriti imeks panna. Teiselt poolt on pidevalt kogu aeg räägitud väga paljude kirjutajate sulest, kaasa arvatud Postimehe veergudel. Pidevalt on sellel teemal võtnud sõna näiteks Riigikogu liige Juku-Kalle Raid ja mitmed teised toimetajad ja arvajad, kes on öelnud, et otsesõnu, et Moskva patriarhaadi alluvuses olev õigeusu kirik tulebki sulgeda ja tulebki kinni panna. Ehk siis
ühe käega öeldakse, et ei, et tegu on sellise kuidagi neutraalse seadusemuudatusega, aga teiselt poolt kõik need seaduse eriti tulihingelised pooldajad ütlevad, et tegu ongi sellise rätsepatööna tehtud seadusega, mis on mõeldud eelkõige Moskva patriarhaadi alluvuses olevatele usklikele ja nende kirikule ning eesmärk ongi nende kirik kinni panna ja tahetaksegi seda teha, et kirik sealt Riigikogu vastast põhimõtteliselt sulgeda tabalukuga, et see retoorika on olnud nagu väga esil siin viimastel aegadel. Et seda ei saa nagu kuskile vaiba alla pühkida, seda retoorikat. Ja kui nüüd seda nagu vaadata nagu laiemalt, siis tekibki see küsimus, et mida siis sellega taodeldud on. Et taodeldud on ju ikkagi rätsepatööna seda, et hakata ahistama siis Eesti kristlikku õigeusu kirikut, nii nagu see uus nimi nüüd praegu käib. Et küll aga see seadus on väga huvitav selles osas, et loomulikult seadus ei ole, ta võib olla rätsepatööna tehtud praegu sellele kirikule, aga seaduse alla kuuluvad kõik Eesti usuühendused. Ja mind ikkagi ja jätkuvalt paneb imestama see, kuidas teised Eesti kirikud ei näe selles eriti suurt probleemi ja kiidavad takka, kui mitte otseselt, siis vähemalt nagu kaudselt öeldes, et jaa, et selline seaduse muudatus on vajalik. Et tegelikult on selle seaduse muudatusega tehtud midagi pretsedenditut Eestis, on astutud kiriku enesemääramise väljale ja öeldud, milliseid kanoonilisi sidemeid saab üleüldse kirik omada. Ja siin paistab välja minu arvates selline teatav täiesti võhiklik suhtumine kanoonilistesse sidemetesse üldse. Selline sügavalt kuidagi teoloogiliselt harimatu lähenemine sellele, et mida ühele kirikule, vanale kristlikule kirikule kanoonilised sidemed üldse tähendavad. Et mulle tundub nagu Siseministeeriumis ja igal pool mujal oleks prevaleeriv selline nägemus, et enam-vähem meil on lihtsalt mingisugune selline organisatoorne side enam-vähem oma sõpradega kuskil, et nii nagu, ma ei tea, Antsul on vanadel ülikoolipäevadel side Jüriga, aga kui Jüri hakkab sigatsema, siis riigivõim ütleb, et nüüd on vaja Antsul kiiresti oma sõprus Jüriga katkestada. Ja siis Ants ütlebki, et no aga loomulikult jah, et Jüri tõepoolest läks kriminaalsele teele ja mis mul ikka, et jah, ütlen avalikult välja, et mulle see Jüri pole suurt kunagi meeldinud. Ja nii edasi, et selline maine harimatu suhtumine üleüldse kanoonilistesse sidemetesse. Aga kui me räägime, ja ilmselt see mõjutab ka seda, et näiteks protestantlikel kirikutel ja võib-olla siin vabakirikutel eelkõige kanoonilised sidemed ei ole üleüldse niivõrd tähtsad, et nad ei saagi aru sellest teemast, aga eelkõige ei saa sellest loomulikult aru selline Eesti keskmine inimene, kellel puudub igasugune haridus religioonis ja usundiloos. Et mida tähendavad kanoonilised sidemed vanadele kirikutele, katoliku kirikule ja ortodoksi kirikutele? See tähendab seda, et see on osa usu tunnistusest teatavas mõttes, see on osa kristlaseks olemises ja neid suhteid ei katkestata ära puhtalt sellepärast, et mulle ei meeldi näiteks üks patriarh või isegi mitte, ma ei tea, paavst. Et isegi mõned katoliiklased võivad kritiseerida paavsti praeguseid otsuseid, kaasa arvatud mina olen seda teinud, ma olen kriitiline paavsti praeguse paavsti otsuste ja ideede suunas, aga mul ei tekiks pähegi sellist olukorda, et ma katkestan kanoonilised sidemed või nõuaks Eesti katoliku kiriku kanooniliste sidemete katkestamist Roomaga. Sellepärast, et need kuuluvad orgaaniliselt selle kiriku olemusse. Need on selle kiriku enda
usutunnistuse osa. Et katoliku kirikus on see eriti oluline, ortodoksi kirikus täpselt samamoodi ja seda on Kuremäe nunnad korduvalt oma pöördumistes, millest Objektiivis avaldasin hiljuti nende viimase pöördumise Riigikogu liikmete poole, korduvalt välja toonud ka, et nende kanooniline side Moskva patriarhaadiga on seotud nende enda nunnavandega. Nad on seotud sellega, nad ei saa seda lihtsalt niimoodi, see ei ole mingisugune väline inimlik sõprussuhe, vaid see kuulub nende enda eksistentsi juurde, see kuulub nende definitsiooni juurde, kes nad kristlasena üleüldse on. Ja Eesti riigil puudub siin igasugune õigus tulla reguleerima neid suhteid, millised võivad olla kanoonilised sidemed ühel või teisel kristlikul kirikul oma emakirikuga. Ja isegi tõepoolest, ma toonitan seda, kui nende kiriku liikmed ei kiida heaks kõiki neid otsuseid, mida emakiriku üks või teine patriarh, üks või teine paavst on teinud, on kanooniliste sidemete lõhkumine. Midagi täiesti enneolematut, mida tegelikult need kiriku liikmed ja kirikorganisatsioonina ei kujuta ette, sest see tähendaks sellele kirikule ei mitte midagi muud, kui sellest usuühendusest, sellest Kristuse ihu tervikust lahti ütlemist. Ja sellist nagu lähenemist ma ei ole mitte kuskil põhimõtteliselt näinud Eesti riigistruktuuris. Seda räägitakse ja esitletakse sellise, kanoonilisi sidemeid esitletakse sellise, tõesti ilmaliku sidemetega, enam-vähem nagu diplomaatilise suhtega, et me võime ütelda lahti siin ühe riigi diplomaatiast ja katkestada temaga diplomaatilised suhted ja sellega ei kaasne mitte midagi, et kiriklikul tasandil ja ustavate usu tasandil see niimoodi ei käi. Ja sestap on minu arvates see üks äärmiselt tõsine rikkumine usuvabaduse osas, et Eesti riik tuleb ja asub ette kirjutama kirikutele, milliseid kanoonilised sidemed neil võib olla ja milliseid mitte, see on otseselt usuvabadusse sekkumine. Ja absoluutselt, ma arvan ka, et kogu selle temaatika kõige kesksem küsimus, siin on loomulikult palju erinevaid aspekte, mida me oleme puudutanud, mida on teised inimesed puudutanud, aga keskne küsimus on praegult ikkagi selles, et kas riik tunnustab usuvabaduse printsiipi ja kas ta tunnustab oma riigi, sellesama riigi elanike ja kodanike õigust järgida oma usulist identiteeti või mitte. Ja kui riik otsustab, et ta võib ühel juhul mingitel nii-öelda julgeolekukaalutlustel või mingitel nii-öelda rahvuslikel kaalutlustel või ma ei tea, mis kaalutlustel, alati leiab ju mingisuguse näiliselt nagu õigustatud ettekäände seda siis piirama hakata, et kas siis kodanikena me peame alluma riigivõimu tahtmistele ja kuulekalt siis leppima selle olukorraga või mida siis need usklikud või ka teised, mõne teise maailmavaate järgijad peaksid siis tegema selles olukorras. Et mida me oleme nagu viimasel ajal näinud järjest ja järjest on see, kuidas kui riigi poliitiline ladvik võtab vastu enda jaoks mingisuguse otsuse, et me teeme seda, teist ja kolmandat. Siis pannakse riigi masinavärk tuimalt tööle ja see liigub edasi sõltumata vastuargumentidest, sõltumata protestidest ja isegi sõltumata sellest, kui suur osa ühiskonnast selle vastu on. Me nägime seda koroona ajal, tõsi, enamus ilmselt ostis ära selle riigi propaganda, et on vaja piiranguid, et vältida surmava viiruse levikut, et on vaja eraldada süstimata inimesed teistest, mitte lasta neid igale poole
kuigi reaalsus muidugi rääkis vastupidist keelt ja oli näha, kuidas nakkus levib nendest meetmetest hoolimata, aga enamus tõenäoliselt toetas valitsuse retoorikat. Nägime seda 2023. aasta kevadel, kui suruti läbi homoabielud või siis nii-öelda sooneutraalne abielu jutumärkides ja muidugi võeti vastu ka samas tuules kooseluseaduse rakendusaktid. Ega siis oli tegelikult ka ühiskonna enamuse toetust kahtlemata ei olnud ja poliitilist mandaati ei olnud ammugi, aga see tehti ära lihtsalt, kuna oli poliitiline otsus ära teha. Nüüd seoses selle Vene Õigeusu Kiriku teemaga siin Eestis on võib-olla ka enamus tegelikult valitsuse, vähemasti ei protesti valitsuse tegevuse vastu, võib-olla noogutab kaasa, et no jaa, ikkagi julgeolek on tähtis küsimus ja ikkagi ausalt öelda ei taha ju, et siin Kreml ja patriarh Kirill nagu kuidagi juhiksid neid Eesti preestreid, Eesti piiskoppe ja kogudusi, mis siin tegutsevad ja on. Et noh, selles mõttes võib-olla isegi suurem osa ühiskonnast suhtub mõistvalt kirikute ja koguduste seaduse muutmisesse, eriti kui seda ka hästi propagandistlikult suudetakse ära põhjendada või ära seletada, aga siiski märkimisväärsest vähemusest sõidetakse praegult ikkagi riigi masinavärgi kogu raskusega üle. Ja see tegelikult tõstatab ju küsimuse sellest, et lõppude lõpuks kelle jaoks siis seda riiki tehakse, kelle jaoks seda riiki peetakse, et kas meie selle riigi elanikud ja kodanikud oleme selle riigi peremehed või ikkagi aetakse siin ladikus mingisugust muud asja, ma ei tea, mingite globalistlike ringkondade, rahvusvahelise süvariigi, ma ei tea, Lääne sõjapartei asja, ja siis sel juhul see kiriku teema võib olla ka üks osa sellest, et miks muidu seda nii järjekindlalt siis on üritatud peale pressida. Aga kui sa mainisid keskmise inimese teadmisi usuasjadest, et siis tegelikult väga hästi iseloomustab nii-öelda keskmise inimese teadmisi, kui selline hüpoteetiline näide tuua, siis iseloomustab ju neid teadmisi endise siseministri Lauri Läänemetsa selline sõnavõtt paar aastat tagasi, kus ta siis ajas segamini Martin Lutheri, 16. sajandi reformaatori ja Martin Luther Kingi siis Ameerika Ühendriikides 20. sajandil mustanahaliste õiguste eest võidelnud aktivisti isiku ja siis nimetas siis mingisugusel ELK üritusel, nimetas siis koraali Üks kindel linn ja varjupaik autorina Martin Luther Kingi. Et kui isegi minister ei tee enam seda vahet, või ei teegi seda vahet, vaid ongi kõik see usuvärk on tema jaoks nii segane ja nii arusaamatu, et mida siis nagu oodata ka poliitiliselt ladvikult, eriti kui nad ei taha ka asjatundjate nõu kuulda. Aga vaat üks aspekt, mis selle loo juures minu meelest ka veel on olemas täiesti esindatud, ongi selline riigi aparaadis ja ka poliitikute seas levinud selline sekularistlik arusaam ühiskonnast, et usklikud ja usuorganisatsioonid on need, kes tegutsevad nii-öelda meie armust. Et kuna meil on siin demokraatia ja meil on siin õigusriik ja me lubame siin pluralismi, aga riik peab olema ilmalik, riik peab olema sekulaarne, aga usklikke me ei keela neil kirikus käia või oma koosolekutel käia, me lubame, aga riigi asi on kontrollida, mida nad teevad, kuidas nad õpetavad, kuidas nad toimivad, käituvad ja me saame neile teha vastavalt selliseid seadusi, nagu me tahame ja nagu meile meeldib. Et ma arvan, et siin käsikäes selle usulise harimatusega, mis tõesti ajab segamini Martin Luther ja Martin Luther Kingi, et selle usulise harimatusega käsikäes käib ka selline puhtalt sekularistlik
arusaam riigivõimust, mis siis on, seda on ka Läänemets muidugi ja need Siseministeeriumi ametnikud ju ka korduvalt rõhutanud, kuidas ikkagi riik on ülimuslik usuorganisatsioonide suhtes ja kuidas ikkagi riik, kui vaja, siis lõpetab kas või kõik usuorganisatsioonid ära, nagu üks asekantsler või kantsler, kes ta oli, ütles, et paneme kõik kinni, kui vaja. Nii et see ei ole ka sugugi vähetähtis aspekt, millele tähelepanu pöörata, sest ma ei tea, kas me oleme kokku leppinud sellises sekularistlikus riigikorralduses või ühiskonnakorralduses, kus tõesti ilmalikud inimesed saavad oma nägemust usuorganisatsioonidele peale suruda ja kui nad on võimul, kui nende käes on valitsuse enamus või ütleme see võimuliit seal Toompeal, et siis nad saavad ka teha vastavalt seadused sellised, et me panemegi nüüd need usuorganisatsioonid paika. Nii et siin on terve kimp selliseid probleeme, mida tegelikult tuleks mitte ainult meil siin raadiosaates lahti rääkida, vaid mis peaks olema selle avaliku diskussiooni või debati osa. Oleks pidanud kogu aeg olema selle debati osa, aga nagu me oleme viimastel aastatel harjunud nägema, kui riigivõim või siis võimu juures olevad inimesed ja ringkonnad tahavad mingit asja läbi suruda, siis nad panevad selle debati käivitamise asemel tööle propagandamasinaväärgi. Ja siis ongi niimoodi, et näiteks peavoolu ajalehtedest sa loed või näed pidevalt enam-vähem ühe selle sama positsiooni kordamist. Näiteks Postimehes on siin muidugi väga palju ära teinud, kas või see sama Juku-Kalle Raid, Riigikogu liige, kes ka millegipärast saab seal Postimehes sõna ja see ei ole üldsegi keelatud annetus, mitte kuidagi kvalifitseeru sellena, et ta seal nagu sõna saab. Või siis Ahti Kallikorm, üks väga Vene kiriku vastane tegelane, kes on nüüd Postimehe toimetajaks, nagu ma aru saan, platseerinud ja samas lükatakse teised arvamused kõrvale. Või sama kehtib ka paljuski teiste meediaväljaannete kohta. Nii et töötab üks selline propagandatamp, ja see ei ole ainult siis õigeusu kiriku küsimuses, vaid loomulikult kõikides teistes küsimustes ka, olgu see Ukraina, olgu see nii-öelda liitlassuhted, Eesti selline poliitiline orientatsioon või geopoliitiline orientatsioon, kõigis nendes küsimustes mingit sisulist debatti ei lasta tekkida ja mis on nagu kõige suurem probleem, et sisulist debatti ei teki, aga tegelikult ka põhjendatud vastuväiteid ei võeta arvesse. Ja see tegelikult paneb nagu küsima palju laiemalt ka lahus sellest kiriku teemast, et aga kuulge, et mis ühiskond see siis selline on, et kus tegelikult sul ei ole võimalik ratsionaalselt argumenteerida mingisuguse seaduse poolt või vastu, või isegi kui sa oma blogis kuskil või oma Facebooki lehel isegi ratsionaalselt argumenteerid seal midagi, et kedagi ei huvita, riigivõimu ei huvita, täpselt nii nagu koalitsioon ei huvitanud mitte ükski põhjendatud vastuväide, mida neile ju esitati, vaid lihtsalt koalitsiooninõukogu otsustab ette ära, et selles küsimuses hääletavad saadikud nii ja vastavalt sellele siis enamik saadikuid seda nuppu ka vajutab. Kuigi selle konkreetse hääletuse puhul võib-olla tuleks ka nagu vaadata eraldi veel, et kes kuidas hääletas selle konkreetse seaduseelnõu vastuvõtmise puhul. Et siin oleks ka kommenteerimist omajagu, aga ma annan sulle praegu sõnajärje tagasi. Ja tõepoolest, seal on kommenteerimist küll, aga üks aspekt, mis mulle on silma hakanud selle toona veel eelnõu propageerijate puhul oli see, et räägiti väga selgelt, et ei. See eelnõu kriitikute osutus, et siin võidakse tegeleda Eesti siis kristliku õigeusu kiriku sulgemisega ja sundsulgemisega ja sundlõpetamisega, et see on selline propagandistlik ja valelik väide, et tegelikult riik ei plaani midagi sellist üleüldse teha. Ja ma mäletan veel seda, kui õiguskomisjonis oli avalik arutelu sellel teemal, kus sina ka muuseas osalesid, seal õiguskomisjoni üks liige Anti Haugas tuli Reformierakonnast ja siis rääkis seda, et ma ei taha mitte midagi kuulda sundlõpetamisest enam. Muidugi Anti Haugasele võiks vastu ütelda seda, et see, mida teie, härra
Haugast tahate kuulda siin komisjonis, see ei puuduta üldse mitte mingisuguseid realiteete, et meil on õigus rääkida seda, mida me tahame ja see, kas teie tahate seda kuulda või mitte, see ei lähe meile korda. Aga Anti Haugas samamoodi siis, et ei, ma ei taha enam kuulda midagi sundlõpetamise argumendist, eks ju, aga kui me nüüd vaatame seda seadust, siis me ju kõik saame aru, et kirikute koguduste seadus ise näeb väga selgelt ette, et kui ei olda Eesti Vabariigi seadustega või põhiseadusega vastavuses, siis võib, ütleb kirikute koguduste seaduse paragrahv 16, minister, kelle valitsemisalas on usuliste ühendustega seotud asjade korraldamine, taotleb kohtult usulise ühenduse sundlõpetamist, kui usulise ühenduse tegevus või põhikiri on vastuolus seaduse või põhiseadusega. Ja loomulikult võite nüüd arvata, et see rätsepatööna tehtud seadus Moskva patriarhaadi alluvuses olevatele ustavatele just nimelt midagi sellist taotlebki, et tunnistada nad põhimõtteliselt seaduse või põhiseadusega vastu olevaks kiriklikuks ühenduseks siin Eestis ja taodelda kohtult nende sundlõpetamist. Et see, ma arvan, on kindlasti üks aspekt, millega või üks võimalik tegevus, millega siis siseminister hakkab tegelema. Et võib küll sundlõpetada, võidakse küll sundlõpetada ja taotleda seda sundlõpetamist. See on olnud algusest peale väga selge taotlus sellel seadusel. Ja seda enam, et ma kordan ennast, et kogu see nii-öelda kommunikatsioon nii-öelda Vene kiriku vastaste puhul ongi ju taodelnud seda, et jaa, Vene kirik tulebki kinni panna, Vene kirik tulebki ära lõpetada, sa mainisid siin Kallikorni, täpselt samamoodi, erinevad isikud on seda välja toonud, et jaa, pange kinni see kirik seal, viige lõpetage ära see asi seal. Ja kui nüüd mainida veel ühte inimest, kes on selle teemal sõna võtnud, siis tasub ilmselt mainida siin ELK kirikujuhti Urmas Viilmaad, kes on ERR-is kirjutanud sellel teemal ja öelnud, et põhimõtteliselt eelnõul pole häda mitte midagi, et kõik on tegelikult täitsa hea. Ma tsiteerin. Mis häirib mind ja ilmselt mitmeid teisigi, on printsiibina see, et riik astub ohtlikult lähedale kirikute enesemääramise autonoomia territooriumi piirile. Mitmete eelnõu kriitikute arvates astub riik sellest piirist üle. Põhiküsimus on, kas riigil on üldse õigus sekkuda kirikute kanooniliste sidemete määramisse või kaasneb sellega usuvabaduse riive või lausa rikkumine. Riigi toodud põhjendused, mis on uude seaduse eelnõusse sisse kirjutatud, tunduvad põhimõttelise küsimuste kõrval teisejärgulised. Vaja oleks õiguskindlust, kas riigil on õigus kirikute siseasju sellisel määral korraldada. Loodan, et see kindlus kirikutele antakse, ütleb Viilma ERR-is. Mina ütleks, et loota võib väga palju asju, et see, et selline seadus on vastu võetud, näitab seda, et tegelikult on juba väga selgelt sellest kirikute enesemääramise ja autonoomia õigusest üle astutud, on sinna territooriumile astutud ja nüüd siis oleks Viilma arvates teatud mõttes vaja nagu mingit õiguskindlust. Kus kohal see õiguskindlus saavutatakse? Riik on näidanud selle seaduse vastuvõtmisega, Siseministeerium selle seaduse edendamisega seda, et riik on valmis astuma mitte ainult Eesti kristliku õigeusu kiriku enesemääramise territooriumile, vaid teatud mõttes kõikide kirikute enesemääramise territooriumile. See seadus ei kehti ainult Moskva patriarhaadi kiriku suhtes. Seadus kehtib kõikide Eesti kirikute ja koguduste suhtes. Ja ma pean nagu imestama tegelikult ja olen teravalt kriitiline selle Viilma arvamuse suhtes, et kui ei suudeta seal näha tõsist ohtu ka kõikidele teistele kirikutele, et riigil on väga suur
võimalus tegelikult hakata tõlgendama seda seadust. Me oleme näinud, et kui on vaja tõlgendada seadusi ühel või teisel viisil riigile vajalikku suunda, siis neid ka tõlgendatakse, et see Viilma poolt oodatud õiguskindlus võib realiseeruda hoopis vastupidisel suunal, et see õiguskindlus võib jõuda sinnamaani välja, et tegelikult riik tunnistab kaasa arvatud oma kohtusüsteemi kaudu, et riik võib teha veel seda ja palju rohkematki nende kirikute suunal ja paljude teiste kirikute suunal veel. See võib olla see õiguskindluse moment, mida sisse tuuakse tulevikus. Mitte, et võetakse kuidagi toone maha. Ja ma arvan, et sellise nagu hea usu või lootmisega pole Eesti Vabariigis nagu mitte midagi peale hakata olukorras, kus riik on tõestanud ennast sellise institutsioonina, millest siin saates on ka juba juttu olnud, mis põhimõtteliselt näeb ennast ülemuslikuna kirikute suhtes ja ütleb välja Siseministeeriumi kantslerite suu läbi, et kui vaja on, siis võime kõik kirikud kinni panna, kui te ei ole kuulekad meile. Ja tegelikult üks indikatsioon sellest, et milliseid tõlgendusi võib riik üleüldse sellele seadusele anda või hakata edasi muundama seda seadust selle sama ideoloogilise joone kaudu, on see, milliseid parandusettepanekuid haridusministeeriumist tuli sellele seadusele. Me mäletame, kõik seda oleme kommenteerinud ka siin saates, seda ühes terviksaates tegelikult sinuga. Kuidas siis haridusministeerium ütles, et tegelikult tuleks sinna sisse kirjutada ka vastuolu läänelike väärtustele ja homoõigustele ja kõikidele võimalikele revolutsioonilistele ideoloogiatele, et praegu me räägime siin nii-öelda sõja õhutamisest ja muust asjast, aga sinna tuleks need ka asjad sisse kirjutada, et teiste sõnadega, kui mõnel emakirikul on positsioone, nagu katoliku kirikul seda kahtlemata on, näiteks mis on selgelt vastuolus sellise ideoloogilise dogmatismiga, et meil peab olema niinimetatud homoõigused, meil peavad olema soo hägustamisõigused Eesti Vabariigis, neid me nimetame euroopalikeks väärtusteks ja kui tuvastatakse selline vastuolu, siis võidakse hakata menetlema seda Siseministeeriumi poolt, et sellised tendentsid on juba olemas ja kui nüüd tulla selle Viilma poolt loodetud õiguskindluse suunas, siis see võib realiseeruda, need tendentsid võivad sinna realiseeruda selleks nii-öelda õiguskindluseks tulevikus. Ja see eelnõu avab sellele riiklikule sekkumisele suurepäraselt uksed. See on esimene linnukene, mis sellisele sekkumisele annab teed. Ja muide, mõne päeva eest tuli siin uudis, et võrdõigusvolinik Kristjan Veskan, mis tema nimi, loodan, et mäletan õigesti, on saatnud siseministrile kirja sellesama kirikute koguduste seaduse muutmise küsimuses ja ta oli ka kriitiline selles osas, et kuidas eelnõu seletuskiri seda käsitleb või õigupoolest ta oli kriitiline selles küsimuses, et seda vajadust muuta seadust on nagu liiga vähe põhjendatud, on nagu nende sihtrühmadega siis liiga vähe tegeldud. Aga mis on nagu tähelepanuväärne ja ilmselt jäi paljudel kahe silma vahele selles tema kirjas, ma seda kuskilt meedias nägin, ta seal nagu rõhutas alguses ka, et kindlasti ei saa nagu olla nõus või ei saa tolereerida siis Moskva patriarhaadi vastuolekut läänelikele väärtustele. Et see käis sealt läbi ja see läheb ju ilusasti kokku sellega, mis sa äsja ütlesid, et loomulikult riigivõim võib teha läänelike väärtuste toetamise küsimusest sellise järgmise nii-öelda lojaalsusvande, kirikute lojaalsusvande olulise osa. Kui sa oled vastu läänelikele väärtustele, siis juba
ipso facto või sellest faktist tulenevalt sa oled kujutad endast ohtu meie põhiseaduslikule korrale. Ja siis rakenduvad sinu suhtes täpselt samamoodi kõik need nõuded, mis sealt kirikute koguduste seadusest tulevad. Võib-olla on vaja seda seadust siis uuesti natukene täpsustada, aga põhimõtteliselt küsimus on ju siin selles, et kas usulised ühendused, mille hulka siis kuuluvad ka kõik suured traditsioonilised kirikud nagu Rooma katoliku kirik, õigeusu kirik, Eestis sajandeid tegutsenud ka Luteri kirik, et kas siis nendel kirikutel on õigust, rääkimata siis väiksematest rühmadest, on õigust olla oma traditsioonilise õpetuse juures ja kas riigivõimul on õigust nõuda nendelt, argumenteerides seda siis julgeoleku argumendiga või läänelike väärtuste toetamise või ühiskonna väärtuste toetamise argumendiga, on õigust nõuda siis teistsuguste vaadete väljendamist või teatud asjadest lahti ütlemist. Sa muide jätsid nimetamata abordiõiguse jutumärkides, mis on ju ka üks nendest siis homoideoloogia ja sooideoloogia kõrval üks nendest nii-öelda läänelikest väärtustest, mille vastu ju tegelikult ma kujutan ette, et on enamik kirikuid ja kristlaste ühendusi. Ma tegelikult ei teagi mitte ühtegi siin Eestis, mis tegelikult seda nõuaks või toetaks. Jällegi üks selline punkt, kus riigivõim saab taolise mõtteviisi edasiarendamise korral, mida me praegu näeme nüüd selle konkreetse kirikute koguduste seaduse muutmise juures, saab usulistele ühendustele esitada tulenevalt sellest, et deklareeritakse ilmaliku riigi ülimuslikkust ja ei austata enam klassikalisi inimõigusi ja ütleme siis inimeste põhiõigusi, mille hulka kahtlemata kuulub ka usuvabadus. Nii et me taandame uuesti selle küsimuse praegu kõige olemuslikumale osale kogu selles diskussioonis ja selleks on usuvabaduse küsimus sellest, kas riik tunnustab või ei tunnusta usklike inimeste, oma kodanike, riigi elanike õigust koonduda vastavalt oma veendumustele, vastavalt oma maailmavaatele ja praktiseerida oma usku, oma vaateid ja mis siis on need õigustatud sekkumisõigus, riigipoolne sekkumisõigus, mille puhul siis, ma ei tea, arvestades mingisugust ühiskondlikku suuremat hüve, riik siis võib neid piiranguid seada. Et praegu kogu selle Vene õigeusu kiriku temaatika juures, ma rõhutan seda taas, probleem on selles, et riik nõuab lojaalsust küsimustes, kus tal tegelikult see õigus puudub. Riik saab nõuda kodanikelt ja elanikelt lojaalsust oma seadustele, mis on õiguspäraselt vastu võetud, ja siin selles mõttes on raske vaielda, isegi kui seadus sulle ei meeldi, tuleb ju seda täita, aga praegu on ju tegutsenud siiamaani Eesti Kristlik Õigeusu Kirik või varasema nimetusega Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik seaduskuulekalt, õiguskuulekalt, isegi siseminister Läänemets seda on tunnistanud, nii et nad pannakse nii-öelda uue lojaalsusvande ette olukorras, kus nad on täitnud kõiki olemasolevaid nõudmisi ja seadusi. Ja kuna selle alusel, mis varem kehtis, ei saanud neid sundlõpetamisega ähvardada, siis muudeti seadust, et nad läheksid lõpuks vastuollu. Ja valiksid siis nii-öelda lojaalsuse kohalikule riigivõimule. Ja see ongi see probleemi tuum tegelikult, kus riik ei saa ega tohi niimoodi käituda. Loomulikult on igal riigil õigustatud julgeolekuhuvid, riigivõim peab kaitsma ühiskonda, aga antud juhul ei ole ju see usuline ühendus teinud mitte ühtegi asja, mis kuidagi õigustaks sellist riigipoolset umbusku nende suunas. Ja loomulikult, kui öelda, et
et see seadus, mida nüüd muudeti, ei ole ju ikkagi tehtud selle konkreetse kiriku jaoks ja et mis te siin nüüd räägite sundlõpetamisest, et see on ikka kõige viimane abinõu ja tegelikult mida riigivõim või siis ütleme konkreetsed poliitikud, ministeeriumi ametnikud, kes on seda asja ajanud, mida nad ootavad? Nad ootavad, et Eesti Kristliku Õigeusu Kirik ise viiks selle näidishukkamise enda peal täide. Ehk siis ise surve all või ütleme siis selle uue õigusliku olukorra raames ütleks lahti oma sidemetest oma emakirikuga, oma nii-öelda vaimuliku keskusega ja siis hakkaks lojaalseks Eestis tegutsevaks kirikuks, mis siis täidab Eesti valitsuse nõudeid. Ja see ähvardus on mõeldud siis ainult nii-öelda selle iseenese peal läbiviidava näidishukkamise taganttõukajaks. Et juhul, kui sa ise seda ei tee, siis meie teeme seda sinuga. Aga tegelikult nad ideaalis ju tahaksid, et see kirik ise lõpetaks need oma kanoonilised sidemed. Ja see on nagu võib-olla kõige alatum veel kogu selle asja juures, et sa paned ühe usulise rühma olukorda, kus nad tegelikult ju peavad lahti ütlema oma nii-öelda vaimulikest ja ka kirikuõiguslikest suhetest oma emakirikuga ja kui nad seda ise nii-öelda näiliselt vabatahtlikuna teevad, et siis probleemi polegi, et siis näete, tubli, me muutsime seadust ja nüüd see kirik on sellega kaasa tulnud. Et tegelikult on see minu meelest riigivõimu kuritarvitamine, see on riigivõimu kasutamine viisil, nagu ühte riigivõimu kasutada ei tohiks. Ja selles mõttes minu jaoks isiklikult, kes ma olen ju luterlane ja mind tegelikult see uus seadus ju praegu vähemasti ei puuduta, minu jaoks ongi siin küsimus selles, et kas riigivõimu kasutatakse õiguspäraselt ja kas riigivõimu kasutatakse õiglaselt. Ja kui riigivõimu ühel juhul ei kasutata õiguspäraselt ega õiglaselt, siis võidakse ka kõigi teiste vastu kasutada seda riigivõimu erapoolikult, suvaliselt, kuritarvitades riigivõimu, nii et minu huvi kogu selle asja vastu seisneb just põhiliselt sellest, et riigivõimu ei kuritarvitataks ja et riigivõim seisaks inimeste teenistuses, mitte inimesed selle võimu teenistuses. Ütleme siis kõige lühemalt saab seda niimoodi kokku võtta. Riigivõim on mõeldud inimeste heaks ja mitte vastupidi inimesed riigivõimu heaks. Ja ilusasti läheb sellesse ka selle sama Moskva patriarhaadi ja Eesti Õigeusu Kiriku kaasus. Me lihtsalt peame tunnustama selle usklike rühma õigust jääda oma identiteedi juurde, loomulikult tingimusel, et nad ei tee mitte midagi sellist, mis kuidagi ülejäänud Eesti ühiskonda võiks ohustada. Nad ei ole seda seni teinud, vastupidi, nad on olnud õiguskuulekad, nii et minu arvates meil ei ole mingit põhjust rääkida sellest, et see kirik peaks kuidagi oma kanoonilised suhted ümber vaatama või midagi oma käitumises muutma. Ei pea. Küll aga meil on rida selliseid näiteid meie riigivõimu kuritarvitamise kohta erinevates küsimustes, erinevates valdkondades ja me peaksime praegu oma tähelepanu keskendama just nimelt riigivõimu kuritarvitustele ja mõtlema selles suunas, mida teha, et oma riik korda teha. Ja minu probleem selle seadusega on olnud algusest peale see, et ma näen siin järjekordselt sammu Eesti riigi totaliseerumise teel. See on järjekordselt samm selle poole, et Eesti riigivõim muutub üha autoritaarsemaks. Eesti riigivõim kaugeneb demokraatia ja põhiseaduslike vabaduste printsiipidest ja Eesti riigivõim on omaks võtnud ideoloogilise diktatuuri
kehtestaja rolli. Need on need peamised probleemid, mis siin on ja ma võib-olla isegi reformuleeriksin selle sinu idee, et Eesti riigi võim on Moskva patriarhaadi kirikult hakanud nõudma midagi, mingisuguseid ustavusvandeid olukorras, kus tegelikult ei ole põhjust neid üldse nõuda. Olukorras, kus ei ole üldse olnud selle kiriku ustavus Eesti riigile küsimuse all. Sest vastupidi, see kirik on korduvalt tunnistanud oma ustavust Eesti Vabariigile, see kirik on korduvalt isegi mõistnud hukka ja kritiseerinud mõningaid patriarh Kirilli väljaütlemisi ja tehes seda loomulikult taktitundeliselt, sest tegu on nende enda patriarhiga, aga põhimõtteliselt kõik, mida see kirik on võinud teha oma praeguses olukorras, on ta juba teinud. Aga ei, Eesti riik kui ideoloogilise diktatuuri kehtestaja nõuab veel midagi. Ja tegelikult see eesmärk on loomulikult sund lõpetada see kirik ja viia Eesti ortodoksid siinse nii-öelda kirikukuuleka kanoonilise lahenduse alla. Ja see on see otsene eesmärk. Aga peamine probleem kogu selle eelnõu juures on järjekordne samm Eesti riigi totalitaristlikuks muutuva suuna juures. Ja see suund on olnud pikk ja lai ja me võiksime sellest rääkida siin tundide viisi, sa oled mõningaid etappe juba puudutanud, aga alates siin kooseluseaduse läbisurumisest kõik võimalike erinevate protsesside kaudu, vaheetappide kaudu oleme jõudnud siiamaani välja eelkõige koroona diktatuuri juures, kus on tõsine küsimus, et mis riigivõim see Eestis siin võimul üldse on, kas see on mingisugune sündikaat, kes tegelikult teostab kitsa grupi huvisid või on see tõepoolest Eesti Vabariigi riigivõim, mille peamiseks huviks on Eesti inimesed ja põhiseadusliku võimu põhiseaduslik võim. Et ei, ma olen seda ka juba välja ütelnud, et ei, ma arvan, et see ei ole siin Eestis põhiseadust järgiv võim, see ongi sündikaat, mis tegelebki ainult enda huvidest lähtuva poliitikaga, kitsa huvigrupi poliitikaga. Ja kui see huvigrupi poliitika on suunatud veel välisjõudude poolt, eelkõige Euroopa Liidu üha totalitaristlikuks muutuva keskvõimu poolt, siis on need arengud muidugi väga selgelt arusaadavad. Ja mis minul kui nagu vasturevolutsiooniliselt meelestatud katoliiklasel kogu selle protsessi käigus loomulikult välja tuleb ja kajastub, on see, et Eesti riigivõim põhimõtteliselt käitub üksüheselt sarnaselt sellega, mida vabamüürlikud revolutsioonilised riigivõimud on teinud Euroopas läbi 2 sajandi alates Prantsuse revolutsioonist peale. Et Prantsuse revolutsiooni poolt paika pandud direktoraadid ja valitsused, sealt edasi see ideoloogia on läinud Prantsuse teistesse vabariikidesse, vabariigi võimudesse ja formatsioonidesse, Hispaaniasse, Prantsusmaale, kogu Euroopa poliitilisse kultuuri 19. sajandil. Seal oleme näinud korduvalt seda, et esimene, kelle õigusi hakatakse piirama, on just nimelt kirik ja tehakse seda põhimõtteliselt identsel viisil, nagu seda on teinud Läänemetsa siseministeerium ja praegune valitsuse siseministeerium, ehk hakatakse nõudma kirikult ideoloogilist ustavust riigivõimule. See on see peamine probleem, mis siin kajastub. Ehk siis Eesti riik käitub põhimõtteliselt sellise revolutsioonilise totalitaristliku riigina ja see kirikute ja koguduse seadus on üks järjekordne näide sellest. Ning kui tahta siin õiguskindlust, siis ma arvan, et õiguskindlus tuleb väga negatiivsete näidete kaudu tulevikus, kui kristlased ei astu enda eest üles, kui kristlased ei tõuse üles ja ütle, et riigile, et stopp, siin te rikute meie õigusi, me ei allu nendele enam. Ma arvan, et see seisab kristlastel üha rohkem seoses Eesti üha totalitaristlikumaks muutuva riigivõimuga ees.
aga meie saate aeg on lõppenud ja me peame selle saatele ka punkti panema. Veiko, ma tänan sind diskuteerimast, ilmselt oleks siin nii mõndagi veel öelda, aga suur tänu nende mõtete eest. Aitäh kutsumast ja soovin kõigile õnnistatud vaikset nädalat või suurt nädalat, mis ees seisab. Ja, liitun nende soovidega. Selline oli Objektiivi raadiosaade, mikrofonide juures olid Margus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja omalt poolt ka ilusat, suurt ja algavat vaikset nädalat. Kõike head! Objektiivi raadio.